Tšau, ma olen Karl Gustav ja ma käisin muide Hollandis. Nüüd by the way, meil oli koolis selline Hollandi programm, kus hollandlane tuli meile nädalaks ja ma läksin Hollandisse nädalaks. Ja nüüd oli siis minu kord käia Hollandis. Terves sellest reisis ma tegin siis video, mis on minu eelmine video, kui sa pole seda veel näinud, siis mine pärast vaata. Aga nüüd me hakkame maitsma siis snäkke, mida ma ostsin Hollandist endaga kaasa. Enamus teist asjadest polegi nagu päris Hollandi snäkid, vaid kuskilt Ameerikast ja mujalt välismaalt. Aga need on nagu need, mida ma Hollandist ostsin. Seega hakkame maitsma siis. Alustame kindlasti Hollandi pärastest vahvlitest. Need on küll päris Hollandi pärased. Siin on siuke nagu, näete, Hollandi lipp on peal. Ma terve Hollandi reisi aja sõin ainult neid ja need on reaalselt maailma parimad asjad. Mu süda lihtsalt sulab. Siin on mingi kreemi vahel. See on karamellikreem. Saate aru, nemma. Kui teil nüüd isu ei tule peale, siis ma ei tea mis. No ma ei saa edasi minna enam, tead juba mu lemmikul. Siis on mul siin mingi Pop-Tarts. See on mingi Ameerika snäkk vist. See tundus huvitav, seega pidin selle võtma. See on mingi, siuke nagu jäätise kook nagu mingi. Okei, lõhn on väga siuke šokolaadine. Okei, see näeb välja selline. See on nagu šokolaadi brownie, mingi valge glasuuriga. See on ka mega hea. Ja kas on mingi siukest asja ka, mis mulle ei maitseks või? Kõik teised virises, et Karl mulle ei maitse see asi Hollandis ja Karl mulle ei maitse see asi Hollandis. Ma olin see, kes sõi kõik ära. Ma olin nagu, anna siia. Siis nagu ma söön kõike ära, kui päris ma söön kõike. No see pole küll söök, aga ma ostsin sokid sealt. Vaata kui ägedad, šupasups sokid. Ma ostsin šupasups neid komme ka. Aga ma ostsin 18 face maski ka muide. Natuke läksin hullu peale. Vahvlimask, ma pärast proovin seda. Siis meil on tüüpiline Sour Patch, mis on nagu, noh, ma arvan, et Eestis seda saab ka, ma olen kuulnud. Ja Sydney sai ka neid. Nüüd on minu kord maista esmakordselt neid. Kile sees või? Nii vähe või? Maitsime punast. Aga on mingid tulnukad. Miks ma neid rohkem ei ostnud? Need on nii head. Miks ma ei ostnud neid rohkem? Kõik maitsed on hea. Siduun. Järgmine. Siis olid siuksed paberrahad. 200 euroga näiteks siuke hästi suur. See peab olema nagu mingi, nagu suhkrupatt või midagi. Kes tahab raha, ma võin anda. Nii, võta aedaga kaasa 200 eurot. Ei võta ikka 400. Ei, mis see 400, võta ikka no 500, ehk siis kokku 900. Okei, need on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 raha. Ma ei tea palju siin on kokku. Kas see on päris söödav või? Enamus neist snäkkides on ostetud poest nimega Pinki ja ma läksin seal poes hästi hulluks lihtsalt, sest igal pool oli siuksed asjad, mida ma olen nagu varem söönud ja ma lihtsalt läksin hulluks, ma isegi ei vaadanud hinda, ma lihtsalt võtsin need kõik endaga sülle ja läksin kassasse niimoodi ja nagu vau. Kas see on reaalselt söödav või? Ma kahtlen, et see on söödav. Äkki see on mingi laua alus või? Laua alus, taldriku alus. Ma söön nagu reaalselt vetsupaberit praegu. Praegu väga kahtlen selles. See on sama asi, kui ma sööksin praegu mingit A4 paberit. See on täiesti maitsetu, see on nagu siukest keemia maitset veits. Proovime, kas see koll on äkki parema maitsega. Yeah. Siis mul on siin mingit Hershey. On see Hershey. Siis mul on siukest Hershey kommi. See on mingi siuke batoon, mingi šokolaadi tahvel vist, ma ei tea. See on šokolaad, jah. Tekstuuriliselt šokolaad on mingi selline valge šokolaad ja mingi cookie. Pole paha kusjuures. Jaa, see on väga hea. Ja siis mul on veel Pop-Tartse. See on mingi Fortnite'i oma vist, ma ei tea. Aga igatahes vaadake pigem seda poolt. Sest vaadake, see on nagu 8 tükki, need on mingi Oreo värgid vist. Aga siin ei loe, et see on Oreo, see on lihtsalt cookie. Ühes pakis on 2 või? See oli siuke ootamatu praegu. Maitsime siis. Veits kuivavõitu. Mul on 8 tükki neid. Miks ma hakkan neid siis sööma? Ja siis mul on siuke panda martsipan. Ärge palun ära ehmuge, see on siuke nagu, noh, Kung Fu panda nagu. 1 euro eest sain. Tavaliselt maksab mingi 5 eurot. See oli alla hindu, sest ma loodan, see pahaks pole läinud. Panda ei taha karbist välja tulla. See on nii raske. See on väga raske. 85 grammi. Ikkagi raske. Ma mõtlesin, et see on magus. Hästi imelik martsipan. See ei ole nagu martsipan ja martsipan. Nüüd pandal on pool pead. Siis mul on siukest kohalikku šokolaadi, mis on nagu Eestis siuke nagu Kalevi šokolaad. Siis neil on mingi siuke Toni šokolaad. Ja see tundus kuidagi väga huvitav.
see on mingi honeycombi maitsega. Ma tahan selle ilusti lahti teha, sest see on ilus pakendis. No, juba läks katki. Sellise tekstuuriga. Mega cool. Siin on 5,6% mett. Hästi palju suhkrut. 100 grammi sees on 52 grammi suhkrut ja see on, kui mitu grammi see on? 180 grammi. Ehk siis peaaegu 100 grammi suhkrut on siin. Vaatasin ma õigesti või? See on limited edition vist. Crazy about chocolate, curious about people. Wow. Maitse on päris hea. See mesi on siin väga hea ja see šokolaad ka, aga siuke vau elamust ma ei saanud sellest. See on siuke, see on šokolaad. Õhnab huvitavalt. Ma ostsin Perskast sellise mütsi ka. See on nagu mega ilus müts, ma lähen kuskil festivalile sellega vist. Või ma hakkan muidu niisama kõnima sellega, ma ei tea, aga see on väga kena müts. Nii, mis siis järgmiseks? Ja vaadake, mul on selliseid asju siin. Need on need marshmallow, need, mida saab saia peale määrida nagu magustoiduks. Ma alguses pidin selle ühe võtma, see kõige tavalise. Aga siis müüja oli, et me saame anda sulle 2 ühe hinnaga, aga ainult need karamelli omad. Ma ütlesin, et no vahet pole, ma ei tea. Ja siis ta lõpuks andis mulle need 2 karamelli oma ja siis ühe tavalise. Seega mul on kogemata 3 leiba, pidin võtma 1. See on siuke vahukami määre, teate küll. Mul praegu saia ei ole, aga mul on selliseid teisi snäkke. Hollandlased söövad neid nagu magustoiduks ja see on mingi maasika maitseline või midagi. Inimesed sõid seda nagu või ja mingi tordi kaunisustega. Ja see oli siuke huvitav. See on kuiv, see on kohutav. Ma ei tea, tipime selle siia marshmallowsse. Ta maitse seda tavalist ka, mitte seda karamelli. Üsna maitsetu ja suhkrune. Ja siir on ka 100 grammis, 50 grammi suhkrut ja peetes is coming. Tegelikult see on üsna hea. Ma ostsin ka patareisid. Need maksid €70, 12 tükki Panasonicid. Mega hea. Siis ma tegin ühe väga armsaga lolli ostuga veel. Ma ostsin sellise. Siin loeb I love you, mis tähendab ma armastan sind inglise keeles. Ja ma isegi ei tea, kellel ma ostsin selle. Ma ostsin selle vist endale või siis kellelgi mu sõbrale. Teate, ma olen lihtsalt väga sad inimene lihtsalt, eks ole. Ma pole mitte kunagi olnud suhtes ja ei kavatse vist veel minna ka. Vaatab, tasapisi tippa-tappa, eks ole. Ma arvan, et see on pigem mulle siis. Ma ostsin ka sellise väga ägeda Eat Me lusika. Sellega oleks võinud seda marshmallow'd süüa ju. Selle Eat Me lusikaga see on palju parem. Mul on valge puntsud. Täitsa lõpp. Ja viimasena asjana on meil siis €1 küpsised, mis on nagu põhiliselt küpsised, tegelikult mingid koogikesed. Ja see oli enne suke suur küpsis või siin oli mingi 10 tükki, aga ma sõin need ära. Ja siis ma säästin seda ühte terve reisiaja seda video jaoks. Siis on martsipani. See on väga hea. See on mingi Hollandi kohalik koogike. Need olid väga huvitavad snäkid kõik. Ei, ma tahan proovida veel see video jaoks seda Stroophofi maski. Äkki seda peab pannile panema või? Äkki ma teen panni siis selles nagu vahvleid panen näkku või? On see näkku panemiseks või on see söömiseks? Kui nägu kipitab. Äkki ma on allergia selle vastu. Teate, kui palav... Mis asja? See on ekstreemne kogemus. Mu nägu põletab praegu. Mu nägu on reaalselt väga kuum praegu. Mul on reaalselt praegu siuke tunne, et ma on kuskil Malagas päikese käes. Kuidas see töötab? Appi, mida see sisaldab? Ma ostsin ainult ühe neid kahjuks. Miks ma neid ühe ostsin? See maksis €75. See on reaalselt siuke siiru, mida määrin näkku ja mul on reaalselt praegu siuke... Te isegi ei saa aru, mikä tunne mul on. No mõelge. Te olete hästi kuumal suvepäeval õues ja õdete päikest. Te olete päikese käes olnud mingi 20 minutit. See on täiesti siuke tunne. Nagu päike kõrvetab nägu. See on täiesti samasugune tunne praegu. Siin loeb self-hating face mask. Ja kui ma ennast vihkan, siis ma pean seda näkku määrima. Self-hating. Mida see hating tähendab? No vist hating on see nagu endas.